kas sa oled juus, sest ma tahaksin triivida. Normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud. Terest! Pole väga ära ja kutsu. Head uut aastat teile kõigile. Pole vist näinud see aasta veel. 2020. See on nii creepy. See on samal ajal. Täheldanud, et see ei ole nagu, see ei ole meelega. Me oleme viimasel hakanud Eliisiga asju samal ajal ütlema ja see on mega creepy. Me hakkame sulanduma samadeks inimesteks. Ja by the way, mu hääl, ma mõtlesin hakkasin ütlema, mu voice on ära, mu hääl on ära. Sellepärast, et ma olin juba 4. päev haige. Kõik on haiged praegu. Ma loodan, et teie kalliksed olete terved. Ja kui ei ole, siis jooge teed. Vitamiine. Just. Me joome apelsinimahla. Aga oota, tere, minu nimi on Eliis, a.k.a. Grüts. Tervist, ma olen Karmin Eikipsi ühiskond. Ja koos me oleme tüdrukud. Davai. Mida me teeme täna? Me teeme uuesti mac and cheese'i. Sest et meil on üks härra Semu, kes on juhuslikult kokk. Ja ta ei olnud rahul meie viimase mac and cheese'iga absoluutselt seega. Ta ütles, et see oli puhas pask, mis me tegime. Teeme siis uuesti. Teeme uuesti ja paremini ja nüüd meil on taga abiks, et siis näidata, mis me valesti tegime. Kas sa soovid ennast näidata? Tere! Te olete, ei ole näinud, ikka olete näinud Antsu. Aga siin on siis meie staff olemas kah juba valmis vaikselt. Ants on siis meil oli beerpongi osas, episood number 2. Minge vaadake, kuidas ta beerpongi mängis. Ja beerpongi, lisaks beerpongile suudab ta ka siis kokata. Ja see on see teine skill, esimene skill on beerpongi, teine on siis kokandus. Aga davai, mis on siis esimene asi, mis me tegema peame? Ütleme, mis meil siin siis on. Mis meil siin on? Me teeme beekoniga nüüd makaroni, pane ja sibul. Avats ka. Ants, kavalants. Ja proov. See on vist garnish, eks? Garneering. Yes. Piim. Sitaks justu. On erinevad juustud. Mis juustud need on siis? Gouda, cheddar ja forte. Okei, jah. What he said. Ja that's it või? That's it, jah. Tuborika. Oot, ma olen sponsor, võtale. Okay. Aga esimene asi on siis paneme... Makarončikud keem. Esimene samm, mida ma teen? Banzani. Banzani, panen makaronid keema ja sõnaga. Just nii, kõigest tõsi keem. By the way, kirjutage alla oma uusaasta lubadusi. Me tahaksin väga lugeda, kui on midagi huvitavat. Mida te lubasite üldse? Mida me lubasime? Mida me lubasime? Mida te lubasite? Mitte midagi. Ma ei lubanud ka mitte midagi. Kusjuures mina lubasin ühte asja endale. Teha need asjad ära, mida ma lubasin, et ma teen 2019, ja aga ma ei teinud. Ma ei tea, kuidas, miks ta peaks minema suuremaks. Ei ta kuulda, vaata, tal on seda 300 vaata. Mis need on siis? Niimoodi. Oi, neid on igast asju. Ma arvan, et need kõik mul niimoodi peast ka ei tule, neid on päris palju. Aga vaikselt, niimoodi kas või need kõige väiksemad asjad, siis ma olen nagu mingi, et ma võiks, ma ei tea, võiks rohkem juba reisida näiteks see, et sellega võiks rohkem tegeleda ja igast siuksed väiksed asjad, aga põhimõtteliselt lihtsalt et jätad ka sealt, kus ma nagu, et ma ei lihtsalt ei ole see, et okei, et nagu mingi võiks ära teha. Kuidagi siuke rohkem nagu motiveerida. Põhimõtteliselt tehke iga päev midagi, mis teid elus edasi viib. Olgu see siis näiteks trennis käimine, rohkem vee joomine, ma panen need asjad korda. Aga jah, kirjutage, mis... Mine sellega kümme vahele teha. Dark. Jah, aga jah, kirjutage alla, mis olid teie uusaasta lubadused. Mis juhtus? Ants oli, et kuna me kõik haiged ka siin on ja see esimene asi on tegelikult. Mis me tegema peame? Käed puhtaks. Just nii, lapsed käed puhtaks. Enne söögi tegemist, enne söögi söömist, peale vetsus käimist. Kogu aeg peske käsi. Ja me oleme Karmeli vanemate juures praegu. Sellepärast on setting muutunud. Me käime, meil nagu kodu ei ole, vaata, me käime ühest korrast siis. Ei, me ütleme igas osas, et täna oleme minu juures või sinu juures, vaata, kogu aeg on erinev. Ja. Palju meil kodus on siis?
You will never know. aga tegelikult oleme need murdvargad, vaata, siis me käime võõrastes kodudes. tegelikult on see, et enda isiklikku kodu vaata koristada viitsib. Tegelikult me peame siin ka nagunii koristama. Aga senikaua, kuni vesi keema läheb ja makaronid paneme, siis mis me teeme? Ants? Tükeldame kastmenuks sibula. See mingi minisibul. Eks ole. Aga äkki me võime juuste riivida või? Jah, helista. Eelmine kord meil olid juba valmis riivitud juustud, aga Ants ütles, et see on ka bullshit, et värskelt peab riivima juustu, nii et me jällegi õpime iga korraga. Eelmine kord oli riivitud forte juust, täna on kõik on lihtsalt plokid. Ehk siis rohkem tööd. Riivime seal. Kuskil Antsu taga. Oota, ma pean käed ka ära pesema. Väga õige. Tubli praktikant. Muideks, ma olen ka köögis töötanud, nii et mul juba mingeid oskused on. Käepesemisoskus. Käepesemisoskus. Kas sul oli ka köögis niimoodi, et sul on rätik kogu aeg tagataskus, vaata? See on muideks häkk nagu, kuna köögis on kogu aeg rätikut vaja, siis paned sellise tagataskusse rätikut vaja, siis paned. Mu tagataskus on korras. Ja iga kord, kui köögis mingi kellegi taga olid, et õnnetust ei juhtuks, siis sa lähed mööda, ütled taga. See oli teil ikka, eks? Jaa, absoluutselt. See on igal pool. Ja siis muideks ma töötasin köögis ja siis mul jäi see nii külge, et ma olin kodus köögis ja ma hakkasin emale ütlema, et oh, taga. Ja ma olin okei. Professionally cut. Hakka minema. Oi. See on see suht kõva juust, on jah? Jaa, ma võtsin kõige kõvema esimeseks. Mida sinna, ma pean teile vahele see suruma. Selles mõttes, et kõige kõvem ongi kõige parem. Shit. Oh my god, ma mõtlen nii vasakule. Kuhu ma sattunud olen? Sinna, kus sa olid juba teist korda sattunud. Sinna, kus sa olid juba mitu aastat olnud. Vans. Kuule, juba hakkab minema. Et see on päris lõbus. Kaamera on siit aksaskel. Jah. Tšeki. Oot siis soosatest või? Teistest. Mis juust on hea? 10-10. Ja siit me lõpetame. Ma olen siis Sham. Oh, normid tibud ju. Siuke pehme pähe. Sa riivid väga kenasti. Mulle meeldib see tehnika. See üles-alla tehnika. Kuidas sa riivid küljest küljele või? Aga eelmine kord me tegime ju valmis riivitud juustuga, et Ants seleta, miks ei tohi olla valmis riivitud. No valmis riivitud, see ei ole õige. Seal on mingit muud jama peale pandud, et ta nagu säiliks värskena, vaata. Aga kui sul on ploki juus, siis sa riivid ta nagu, et ongi värske, mitte tal ei ole pritsatud peale mingit jama. Ehk siis õige värske riivitud juust. Ja kui te võtate lihtsalt ongi, teete teist testi. Aga see ongi see, et inimesed ei viitsi tegeleda sellega, lihtne poest, nad võtad selle riivitud. See säilib nagu, muidu see kuivaks ära seal pakkides, vaata, aga siin ongi mingit jama peale pritsatud, et lihtsalt nagu ta hoiaks seda konsistentsi. Pluss vaata kõik rohkem tunned, et sa annad nagu sellele toidul juurde nagu sa nagu teed ise. Aga nagu maitse seda juustu, see ei ole üldse nagu see viilutatud cheddari juust, mis on seal. Muideks jaa, see cheddar eriti, mis on nagu valmis riivitud, see on suht pask. See on nagu rõve lihtsalt ja kõik need pitsajuustud ja need. Ja pitsajuustega küll. Rasvamaik jääb suhu, need tõesti võistid minu arust. Mis sitasti, see uuesti. So cheesy! Vesi. Öelge oma kõige cheesimad pick-up line'id. Et kas sa oled prügi, sest ma tahan su välja viia. No nii, ma mõtlen samal ajal oma mingit cheesit asja. Kas su ema on kokk, sest sa näed nagu snäkk välja? Oi, Liisil järsku tuli nagu kuskil peas mingi märklik lahti. Ja makaronid on siis meil ilusti potis. Look at that close up of this bubbles. Love it. Ja siin on meie juustuunnik, mis on no ikka jõhker juba. Kas sa oled juust, sest ma tahaksin triivida? I wanna grind you.
meil tuli siin vahepeal pick-up line, et kas sa oled sibul, sest sa ajad mind nutma. Okei, see ei ole pick-up line, see on nagu pigem nagu break-up line, aga nagu aga üks trikk on, kuidas mitte sibulat hakkides nutma hakata. Lihtsalt don't catch feelings. Nagu selles mõttes, et kui sa kiindud sellesse sibulasse ära, siis jah, sa hakkad nutma, kui sa teda lõigud. Aga kui sa võtad seda nagu platoonilist asja, siis nagu sa ei... Sul ei tule tundeta vastu ja kui sa hakid teda, siis see ei ole nii valus su jaoks. Sul tekivad tunded sibulate vastu. No, miks ma muidu nutan, kui ma neid lõikan? Ma ei hakka oma lähedast. Ma ei ole nutnud kunagi. Ma ei tea, kas asin sellest, et mul on läätsed ja prillid või nagu selles suhtes, et mõlemad Sul pole lihtsalt piisavalt sibulat hakkinud. Sul ei ole empaatia võimed, Karmeli. Sa oled psühhopaat. Ühe korra elus oled sellise väikse sibul ära. That escalated quickly. Juust on üli, jah. Oo jaa. Ühesõnaga, we're done, meil on olemas juust ja makaronid ja what else do you need? Väga õige. Et Kants siis, kui sa vaatasid seda videot, siis kas tõesti oli siis nii halb või? Ei, ma usun, et see oli hea, aga seda saab kordades paremini teha. See ei olnud restorani levelil. Ja of course, Ameerika peekon. None of that poser shit, mingi inglise või mis iganes. Ameerika. Kurname. Kurname. Siis Al dente, mitte liiga pehmeks, eks. külma veega üle käetud, see küpseks. Külma veega üle. Pool kõva. Oota, ütle kõvemini teistele ka, et miks tuleb veega üle lasta külma veega? Et edasi ei küpseks. Oota, siia poole. Loogiline. Et edasi ei küpseks. Jah. See läheb uuesti ahju, vaata. Ja miks need poolkõvad peavad olema? See läheb uuesti ahju. Kõik on nii iseenesest mõistetav, mis sa Ongi nagu. Pane normilt, pane julgelt, pane nagu peaaegu tervepakka. Juba ma olen niimoodi. Kõigepealt las siis või sula. Okei, ma viskan tuleb. Järgmine samm, sibulpotti. Samal ajal, kui te kõiki neid asju siin valmistate, pange siis ahi 170 kraadi peale. 180. Või 180 oli jah? Ja peaaegu, 180. Ja siis las ta nii kaua siis siin kuumeneb. Ja segage palju. Jah. Põhimõtteliselt terve see aeg, siis peadki segama kõik juba tereetselt. Siin ei ma hakkan lisama jah. Ta läheb tükki. Sega. Appi, see on nii pingeline. Pane täiega. Pane lihtsalt. Tunde järgi siis jagu ja. Kõik on tunde järgi. Kõik on tunde järgi. Nüüd läheb piimi juurde. Taaskord tunde järgi. Sega. Sigu. Täiesti õige, ma ütlen mingi samu asju lihtsalt samal ajal nagu. See ei ole creepy. See on väga creepy. Oh god. Tulevikus näete meid, ütleme lihtsalt iga lause samal ajal. Nagu kaksikud, vaata, mingi telepaatia käib lihtsalt. Väga hull. Miks mitte koort piimase ajal? Juust on see, mis on koore asemel. Läheb liiga rammuseks jah? Siia läheb sidrunit ka veel hiljem juurde, et ta oleks nagu sidrunimahla, et oleks seda veits parem süüa. Happe võtab seda rasvadust ära natuke. Eks siis oma mac and cheese'ile lisage veidi hapet. Et ikka eriti maitsev oleks. Eelmine kord me tegime koorega. Aga samas ma ei tea. Nagu see oli hea, aga see oli võib-olla veits kuiv. Et loodame, et nüüd tuleb hästi kriimi. Teil tuli võib-olla veits vähe seda samat asja. Kastet? Jah. Nojah, piima on nii palju, vaata koort on veits. Ilmselt kõik pärivad enda kodus, mõtlevad endamisi. Kui suured on su tunnäärvid? Ma kogu aeg zoomin sul seda... 38 millimeetrit.
ehk siis 3,8 sentimeetrit. ja need on tegelikult tal minilõikelauad seal kõrvas, vaata, igaks juhuks. That's nasty, that's nasty. Mingite shout-out'i ka endale. Shoutout Spark My Place, Twitch TV, tulge vaadake, suht iga päev olen kuradi. Ants on striimer. Ja ma olen striimer nüüd jah, et full time striimer. Nii palju inimesi, kes, või noh, õigemini nii vähesed inimesed, kes PlayStation 4 kestes mängivad. I'm the shit, olla happ ja kuradi. Full time striimer, ehk siis teenid palka sellega. Me oleme ka full time youtuberid, selles mõttes, et miljonid tulevad ja ega tööl ei peagi käima ja ma ei tea, miks ma üldse koolis käin, miks sa tööl käid? Ma ei tea, ma peaks saama. YouTube money! Jah, väga õige. Et peate seda segamini ka, kui ta on veits paksemaks läinud. Seda võite segada suht suurel kuumusel, aga kui juustu panete sisse, siis pange väiksem kuum. Me panime 4 peale praegu. Palun tee see sama juustuseks kui kõiki nende venda gangstrite jutt nagu. Can you smell that? Yeah. Juust on ikka imeline asi. Seda tuleb jõuga segada ja. Äkki... Ma võin tõesti. Jah. Mul on nuudlid. Mulle ei meelde see, et see on mingi plastik vispel. Yes. Pipad. Mis sa pipadad seal? Eliis läks nii palju kätte. Cheers. Cheers. See on väga hea. Veits on veel juustud nagu siin sees sulavad. Ja täpselt see peab. Aga maitse on väga hea. Oo jaa. Approved. Alati pange sidrun. Mis see sidrun annab? Jälle, kas see mingi happega seotud? See annab hapet juurde, siis on veits lihtsam nii rasvast toitu süüa. Thick AF. Nii, mis meil tuleb nüüd siin? Nüüd me valame vist kastme makaronitele. Uhti. Makaronisupp. Makaronisupp. Mida veits on jah. Võliseb ka. Räpka. Ui, läheb. Yes. This is what dreams are made of. This is what good pussy sounds like. Nagu see meem. Issand jumal. Ja nii viimane sprutt ka peale ja. Eks siis kõigepealt läheb üks kiht, eks ju? Ja oi, mis nüüd tuleb? Arvake 3 korda. Siis läheb juustu vahele. Siis läheb järgmine kiht. Oh my god. Stick it in the oven. Bye. Check. See you soon. Come back. Läinud. Ja samal ajal siis teeme beekonit. American bacon.
Karmeniga. jah. Vahepeal oli aastavahetus, mis Nii. me tegime? Tegelikult me alustasime siin sõpradega ja siis liikusime Nõmme mäele, võtsime sealt siis 00:00 ilusti uue aasta vastu ja seal oli jutt, et enne seda oli jutt ja seal oli ka veel jutt, et linna me ei liigu. Me olime nii kindlad, no vähemalt mina ja Ma pidin liikuma. Ma pidin liikuma, aga te olite kindlad, et ei tule. Ja Maicel ja sõbrad pidid ka liikuma. Me olime nagu, me vaatame, aga noh, me olime ei lähe ja me läksime. Ja see oli vale otsus. Ei tegelikult, see oli naljakas. See oli räigelt naljakas, aga ma ei saa rääkida. see ei olnud hea otsus. Aga ei, lihtsalt rohkem ei viitsiks minna. Ma arvan, et see oli siuke... Viimane piisk. Ei juhtus huvitavaid asju, aga... Ei, kindlasti. Aga ma ei tea, ma arvan, et siuke... Järgmine päev tuli korralik ümarlaud kokku kutsuda ja kõik läbi arutada. Märkisime kell 3 vist. Et see on nagu, see ütleb, et ma magasin nagu terve päeva maha, et... Uus aasta, uus sina. Räigelt naljakas oli, salastas nalja sai, aga jälle võttis korra, et okei, nüüd on nii palju igast event on sünnipäevad, jõulud, aastavahetused, võtab nüüd shit'iks ära ja vaatame, mis uus aasta toob, never say never. Ehk siis nüüd joome apelsinimahla ja teeme mac and cheese'i. Nii on, sinnamaani me oleme jõudnud uus aasta ja võtame rahulikult ja Liis läheb ka nagunii kohe ära ja siis... Viimased hetked koos siin. Ei saa neid maha juua kuidagi. Tuleb luua siin mingiseid seiklusi. Õhtusööke. Just kurdame, et nagu mega palav on mees lihtsalt müts. Ja Liisil on ka müts. Karmeli. That's what, ja sama mida ta ütles. Las ciudades más importantes de China son Pekin y Shanghai. Nii, mis see tähendas? Ma ei tea. Tiks teeme neid, jah? Crunchy. Mis läheb sinna? See regular saa. Okay, it looks a bit better. Insane. Meil tuli üks sõber ka siin lõhna peale. No see on päris hea, ma olen küll rahul, kuidas te praegu tunnete. Meil on see viimane samm. Aga selle kilomeetri tuli altuma vaatama, Enne ei tohi peale panna. muidu läheb peekon pehmeks, kui ta kuumus saab uuesti. Okei. Jätke meelde. Selles mõttes, kas see on üldse nagu õige restorani roog, kui sul midagi rohelist peale ei ole või? Ma jätan kodus, panen mingi täiesti suvakat rohelist asja ja siis lihtsalt selleks, et pilti teha ja näidata, et see on nagu fancy shit, vaata. Võtan mingi ema, ma ei tea, kodulillest, lihtsalt mingi lehe ära, paned toidu peale. Nüüd on fancy. Yes, you're doing it wrong. Yes! Foodporn, see aurab ka nagu. Okay, moment of truth. Okei, ma juba näen, et see on parem, aga nagu... No kindlasti see ei saa halb olla, aga... Okei. Toi. Cheers. Kuhmal. Kindlasti moistim ka eelmine kord. Väga hea. Ei. Aitäh sulle, Ants. Tühistage meie eelmine video ära. Ärge seda enam vaadake. Vaadake selle järgi. This is the shit. See on parem. Ta väga positiivne kõht tühja teile. Aitäh sulle, Ants. Tubli töö. Ma istan kokk siin. Hakake sööma nüüd.
see oli midagi enneolematut. Suurepärane. Mwah. Extraordinary. Aitäh peakokale. Ta ise ütles ka, et väga hea oli seega. Ta tegi esimest korda, me saime teada. Ja põhimõtteliselt me panime laua, kõik istus laua taga ja siis oli nagu, et ei, ma tegelikult ei ole enne teinud seda. Aga teadis, kuidas teha, nii et... Ei, väga hea oli, jõhker. Nii et prooviksid järgi ja andke teada, kuidas teile meeldib. Jah, ärge seda eelmist, mis me tegime, mis proovi. Ja see oli mingi... Aga samas me oleks siis pannud seda saiapuruga veits peale, et nagu see võib siia ka veits panna veel lisaks sellele peekonile. Et siin see peekon nagu veits asendas seda, aga... Maitse esi, kellel meeldib seda on ausalt öeldes seda raske nagu fuck upida, nii et tehke tunde järgi, pange tunde järgi. Mitte töödega. Like and subscribe, kui teile meeldis ja... Andke teada, kui te tegite seda ja kuidas teile meeldis, kuidas ta välja tuli. Just. Näeme juba järgmis videos. Davai. Locking out. Ciao. Oh, normid tibud ju. Me pole mingid tibud. Me oleme fucking tüdrukud.